keset Tartu vanalinna asub prestiižika ajalooga Hugo Treffneri gümnaasium. Koht, kus põimuvad väärikas ajalugu ja uuenduslik mõtlemine. 1883. aastal asutatud kool ei tähenda vaid minevikku. Nüüd kujundavad igal aastal 100 gümnasistid siin oma tulevikku. Hugo Treffneri gümnaasiumis saab valida 3 õppesuuna vahel. Reaal-, loodus- ja humanitaarsuund. Üks moment, keegi helistab. Tere, mina olen Hugo Vain. Tahaksin täpsemalt uurida, mis teeb reaalsuuna eriliseks. Reaalsuuna teeb eriliseks siis, ütleksid inimesed, meil on hästi palju poisse, aga samas ka tüdrukud on väga lahedad ja kindlasti ei jää poistel alla. No vähem ajalugu ja rohkem matemaatikat. Treffneri kool võimaldab meil käia praktikumides erinevate kõrgkoolide laborites. Täpselt nii. Praktikumid toimuvad nii kõrgkoolide kui ka meie enda kooliruumides. Kas teadsite, et HTGs avati Eesti esimene matemaatika eriklass? Nüüdseks on sellest välja kujunenud reaalsuund. On ettekujutus millegipärast, et füüsika ja keemia on keerulised õppeained. Tegelikult ei ole. Tihtipeale raskused füüsikas ja keemias saavad alguse raskustest matemaatikas. Nii et selleks, et Treffneris edukalt hakkama saada, võtke see aeg ja treenige endal lihtsalt mingid matemaatika põhiasjad selgeks. Sest selle pealt on võimalik teisi aineid väga hästi lahendada. Tuupimisse mina isiklikult ei usu. Sest jah, sul on võimalik küll mingid faktid endale pähe ajada, aga kui need faktid ei asetu sellisesse üldisesse mustrisse, ei asetu mingisse süsteemi, siis need on lihtsalt seosatud faktid, mis sind elus edasi ei aita. Oluline on see, et me saame aru, kuidas see maailm kokku käib. Ja kui te tuletate endale meelde, mis on teisel korrusel direktori kabinetti ette kirjutatud, siis eesti keeles kõlab see nõnda. Mitte kooli, vaid elu jaoks õpinga. Tere taas. Aga mis on loodussuuna eripära? Loodussuuna teeb eriliseks ehalle, kus sisiseb ja susiseb väga palju katseklaasis. Kannade püüdmine, putukapraks, PPA süntees, ehapabo ja biomolekulid. Loodussuuna teeb eriliseks see, et praktikumid toimuvad elus looduses ning me uurime ja otsime usse, püüame mõned liblikad kinni, võtame maast konna, käperdume natuke, vaatame või pehme on, teeme paar musi ära, et saaks ka näha, kas leidsime ikka oma printsi üles. Ja isegi kui printsi ei leia, siis kohe kindlasti leiavad loodussuuna õpilased tee biomeedikumini, kus praktikumide raames uuritakse mikroorganisme. Loodussuuna lahutamatuks osaks on ka keemiakatsed, aga ohutus ennekõike. Tere, mina olen Tuul Sepp, Tartu Ülikooli loomaökoloogia professor. Täna me filmime siin Supilinna tiigi ääres, sellepärast et Supilinna tiigi taastamine on osa ühest projektist, mille mina algatasin ja see tegelikult näitab, et bioloogid saavad praegu väga hästi teha käega katsutavalt palju väga häid asju looduse heaks. Mina õppisin Treffneri loodusklassis, lõpetasin 2002 aastal ja läksin kohe edasi bioloogiat õppima Tartu Ülikooli, mul seal teist valikut ei olnudki. Aga samas minu klassikaaslased läksid väga erinevaid muid erialasid ka õppima ja mul on tunne, et tegelikult praegu tänapäeval see looduse mõistmise oskus kulub ära nii paljudes erinevates valdkondades. Ma ütleksin, kooli osas on niimoodi, et tegelikult läheb iga aasta elu järjest kergemaks, sellepärast et sa lähed järjest rohkem kitsamalt oma eriala suunas, oma huvide suunas liigud. Mida aasta edasi, seda rohkem sa saad just tegeleda sellega, mis on sinu
huvi, näiteks linnud, putukad, metsad, sood, sa leiad oma huvi üles ja sa saad päriselt maailma parandada just selles valdkonnas, mis sulle oluline on. Hugo Vaim jälle siin, aga mis iseloomustab humanitaarsuunda? Humanitaarsuuna teevad eriliseks värvikad inimesed ja huvitavad õppeained. Humanitaarsuunas on päris palju humanitaarpraktikume ja humanitaarsuuna kursused ka. Näiteks ajalugu filmis, kus saab filme vaadata ja nende põhjal siis ajalugu uurida. Humanitaarsuuna teevad eriliseks siinsed toredad inimesed ja hea õhkkond. Humanitaarpraktikumid, kui saame 11. klassis siis tutvuda veel laiemalt humanitaarainetega. Õppekava on tõepoolest mitmekesine. Humanitaarsuuna õpilased omandavad laia silmaringi ning sügavad teadmised nii kunstist, ajaloost kui ka filosoofiast. Lisaks alustatakse 3. võõrkeele õppimist ning praktiliste kursuste raames külastatakse mitmeid Eesti muuseume. Mina olen Linda ja mina lõpetasin Treffneri humanitaarklassi E-klassi aastal 2013. Praegu olen ma 2 lapse ema, õppinud nii bakalaureuse kui magistris ajakirjandust, töötanud nii teles, raadios kui kirjutava ajakirjanikuna ja praegu ma olengi Äripäevas, olen nii kirjutava ajakirjanik kui ka raadiosaatejuht. Humanitaaralade lõpetamine annab eelduse olla hea lugude jutustaja. Ma ei mõtle siinkohal mingisugust lõkke ümber sõpradega juttude vestmist või seltskonnas anekdootide vestmist, vaid narratiivide loomist. Väga paljudel aladel on vaja osata jutustada lugu, asju selgeks teha, narratiivi luua, niimoodi, et võimalikult paljud inimesed sellest aru saaksid. Näiteks poliitikud, näiteks müügimehed, näiteks teadlasedki, rääkimata siis kirjanikest ja ajakirjanikest ja suhtekorraldajatest. Ma võin seda nimekirja jätkata. Põhimõtteliselt võiks olla igal erialal sul oskus laiapõhjaliselt tajuda konteksti. Gümnaasiumis me humanitaaralal õppisime religiooni, ajalugu, kunstiajalugu, keeli süvendatult ja see kõik annab lihtsalt juurde ühele suurele kontekstile. Ja kui sa tahad lõpuks osata kastist välja mõelda, siis kõigepealt on sul vaja teada saada, mis asi on kasti sees. Seda annab tõenäoliselt Treffneri gümnaasiumi humanitaarala suund väga hästi. Laiapõhjalise hariduse saab igal juhul igast suunast. Tule ja vali oma suund. Trehvame treffis.